Kaitseväe keskpolügoonil avati pidulikult ehitusprojekt, mille raames valmis 15 kilomeetrit teid ja sildasid, 300 ja 600 meetrised lasketiirud ning granaadiheitekoht. Juba 2 aastat tagasi alustatud ja 3,5 miljonit eurot maksma läinud projekti raames ehitati Valgõele 110 tonnise kandevõimega raudbetoon ja torusillad. Need aitavad edaspidi väljaõppe toimumist keskpolügoonist tsentrist liigutada ka äärtele, mis varem kehva ligipääsetavusega olid. Kui me võtame keskpolügooni, mida läbis ennem põhiliselt üks tee ja ääred olid teedeta, siis tänane projekt avabki meile võimaluse siis väljaõpet hajutada siis keskpolügooni äärtesse. Kaitseministeeriumi asekantsler Ingvar Pärnamäe rõhutas keskpolügooni terviklikult kasvavat tähtsust riigikaitse arengus. Keskpolügoon on nagu selles mõttes ka veel märgiline, et see just siin kõik toimub, kuna keskpolügoon kujuneb meil järjest kesksemaks ja olulisemaks selliseks väljaõppe kohaks Eestis. Kuskil mujal Eestis ei toimu nii palju aktiivset tegevust selles valdkonnas, kuskil mujal ei ole meil nii palju liitlasi kohal, kuskil mujal ei sõida nii palju rasket tehnikat kui siin. Nii et selles mõttes keskpolügooni arendamine üldises suures pildis on äärmiselt kriitilise tähtsusega selleks, et me saaksime üldse rääkida Eesti Kaitseväe väljaõppest ja ka liitlasvägede väljaõppevajadustest. Objekti valmimine ei tähenda aga arengute lõppu, sest riigikaitse tegevusvaldkonna laiendamine eesotsas soomusmanöövervõime arendamisega on riigil kavas ka tuleval aastal. Siis peaksid neil samadel teedel ja sildadel sõitma juba ka Eesti Kaitseväele kuuluvad jalaväe lahingumasinad CV-90.